Käesolev film annab ülevaate B-kategooria autojuhi riiklikust sõidueksamist liiklusregistri büroos. Ei ole ju saladus, et sõidueksamitest räägitakse igasuguseid legende ja müüte, ülirangetest ja kiuslikest eksamineerijatest, rasketest sõiduharjutustest, juhikandidaatide tahtlikust läbikukutamisest ning laialt levinud arvamusest, et esimese korraga nagunii eksamil läbi ei saa ja nii edasi. Käesolevas filmis tutvustatakse põhjalikult sõidueksamit, alates esmasest kohtumisest eksamineerijaga liiklusregistri büroos, sõidueksami läbiviimisest nii linnas kui ka väljaspool linna ja kuni sõidueksami sooritamiseni ning kokkuvõtte tegemiseni. Filmis kajastatakse samuti statistika ja analüüsi tulemusena juhikandidaatidele kõige rohkem peavalu valmistanud manöövrite ja harjutuste sooritamist ning nendele hinnangu andmist. Kindlasti aitab käesolev film vähendada enne eksamit tekkivat liigset ärevust ja eksami hirmu, sest vaataja saab tutvuda kogu sõidueksami protsessi ja eksamil toimuva kommunikatsiooniga eksamineeritava ja eksamineerija vahel. On ju teada, et liigne ärevus ja hirm pärsib eksami edukat sooritust ning ärevust aitab kõigepealt vähendada põhjalik info eelseisvast eksamist ning loomulikult ka juhikandidaadi hea ettevalmistus. Oluline roll sõidueksami hea ja sõbraliku mikrokliima kujundamisel on loomulikult eksamineerijal ning ka temal on filmis eriline koht. Eksamineerija on erapooletu, vastava väljaõppe saanud ekspert, kes hindab juhikandidaadi oskusi ja käitumist liikluses, mis peavad vastama juhi kvalifikatsiooninõuetele ning samuti eksamineeritava ohutut sõitu kogu sõidueksami ajal. Eksamineerimine on protsess, kus hinnatakse eksamineeritava teadmiste, oskuste ja käitumise vastavust juhi kvalifikatsiooninõuetele. Eksamineerija ülesandeks on sõidueksamil veenduda, et juhikandidaadil on piisavalt liiklusalased teadmised ning ta oskab neid praktikas rakendada. Samuti peab ta kindel olema, et juhikandidaat oskab arvestada teeliikluses olevate ohtudega ja nende vältimiseks vajalike käitumisviisidega. Ehk teisiti öeldes, juhikandidaadil peavad olema juhile vajalikud oskused, hoiakud ja käitumine ning ta ei tohi ohtu seada ennast ega teisi liiklejaid. Sõidueksami käigus peab eksamineeritav sõidukiga ohutult manööverdama ja sooritama ette nähtud 3 harjutust. Samuti peab eksamineeritav olema suuteline juhtima autot lubatud suurima kiirusega nii asulas kui ka asula välisel teel, ehk kuni Eestis kehtiva piirkiiruseni. Tervist! Tervist! Eksamineerija Mati. Fred! Väga meeldib. Pange üle riided autosse ja... Ja tänasel eksamil olete teie siis juhi staatuses ja juhi ülesannete hulka kuulub ka auto ülevaatus, et kas selle autoga võime üldse sõita minna. Läheme välja ja vaatame siis üle, kas on kõik tehniliselt korras. Sõidueksam algab auto ohutuse kontrolliga. Sõidueksami sooritamise eelduseks on eksamineeritava oskus viia iseseisvalt läbi eksamisõiduki ohutuse kontroll liikluse ohutuse printsiipidest lähtudes. Täis kõik. Eksamineeritav peab oskama kontrollida ja hinnata sõiduki tulede, rataste ja nende rehvide, pidurite, turvavarustuse või turvaseadmete, tuuleklaasi ja selle puhastussüsteemide, tahavaatepeeglite ning isteasendi vastavust nõuetele. Aga vaataks need suunad ja pidurituled ka üle, et äkki saate vajutada. Nii, pidurituled põlevad. Võtame eest ka üle. Tõendavat dokumenti kaasas. On ikka, jah.
Eksamineerija selgitab eksamineeritavale põhjalikult sõidueksami sisu ja ülesehitust ning asjaolusid, millele peaks eksamineeritav sõidueksami jooksul kindlasti tähelepanu pöörama. Samuti annab ülevaate sõidueksami marsruudist ja sõidueksami ajal toimuvatest spetsiaalsetest harjutustest. Sõidueksami kestuseks on vähemalt 45 minutit. Selle aja jooksul peate sooritama ära 3 kohustuslikku elementi. Eksamineerija veendub, kas eksamineeritav on nõuete kohaselt seadistanud peatoe, reguleerinud tahavaatepeeglid, seadistanud juhiistme, kinnitanud turvavöö. Nii, ja nüüd saate siin platsi peal ka proovida, et kuidas siis selle auto pidur nii-öelda võtab ja roolitunnetust, siduritunnetust, käikude panekut, et tagurpidi käik on siis see nii-öelda rõngas üles vasakule ja siis ette. Nii, ja teeme siis pöördega paremale niimoodi. Proovisõiduks ehk autoga harjumiseks on aega 5 minutit. Ja proovige ka gaasi anda, et kui auto sirgeks saab, et kuidas ta kiirendab. Eksamineerija ei arvesta proovisõidu käigus ilmnenud vigu ega tee nende kohta märkmeid. Kuid juhikandidaat ei tohi teha liiklusohtlikku viga, näiteks ohustada teist liiklejat. Siis võib eksamineerija lugeda sõidueksami mitte sooritatuks, ka proovisõidu käigus. Esimesed 2-3 minutit, kui me läheme linna peale, et vaat siis on veel ka niimoodi, et on see osa, mida ei hinnata, et vaat et väike niuke maha rahunemine. Sõidueksam algab vähese liiklusega teel ning seejärel suundutakse tihedama liiklusega teedele. Sõidueksami ülesehitus on kergemalt raskemale. Sõidueksam peab toimuma ka asulavälisel teel, kus on lubatud sõita suurema kiirusega. Sõitmine asulavälisel teel peaks kestma umbes 15 minuti ringis, umbes 30% kogu sõidueksamis. Liikluseeskirjas on kohe punkt, et kui peatee muudab suunda, nii nagu praegu oli märk näitas, et peatee muudab suunda, siis tuleb suunda ka näidata. Just seal kus on see kadaka need autoturud, et seal on täpselt samamoodi. Peatee muudab suunda ja siis isaga alati sõidab need vaidlema. Ma arvan, et 99% juhtidest seda seal ei tee, aga liikluseeskirjade järgi on see kohustuslik. Sõidueksami jooksul peab eksamineerija kontrollima juhikandidaadi oskusi ja käitumist nii asula kui ka asula välistel teedel. Jälgima eksamineeritava tegevust erinevates liiklusolukordades. Andma juhikandidaadile täpseid ja õigeaegseid juhiseid. Ja kas te tunnete linna hästi? Täitsa saab hakkama. Et kui ma teile ütlen, et me sõidame praegu linnast välja Pärnu suunas, et te siis suudate iseseisvalt valida marsruudi. Sõidueksamil kontrollitakse lähenemist ristmikele ja nende ületamist, sealhulgas ringliiklusega ristmikud, sõiduraja vahetamist, ümberreastumine, pöörete vasak, parem, tagasi sooritamist, ülekäiguradade ületamist ja tee andmist teed ületavale või tee ületamise võimalust ootavale jalakäijale, õige sõidukiiruse valimist ja selle sobitamist liiklusvooluga, aeglustus- ja kiirendusradade kasutamist, teele sõitmine ja teelt maha sõitmine, suunamärguande kasutamist, ühissõiduki peatusest möödumist, ümbervõiget ja möödasõitu, tee andmise kohustust ja sõidu eesõiguse kasutamist, liiklusmärkide ja teekatte märgistuse arvestamist, parkimist ja teiste ettenähtud harjutuste sooritamist, kurvis sõitmist, arvestamist teiste liiklejatega, sõitmine vähese liiklusega teel, näiteks elamu piirkonnas. Tihti puudub seal kõnnitee ja teepeenar ning jalakäijad liiguvad sõiduteel või selle äärel.
Erilist tähelepanu pööratakse jalakäijatele, eriti lastele ja jalgratturitele. Samaliigiliste teede ristmikud, kus teed tuleb anda paremalt lähenevale sõidukile. Sõitmine maanteel. Sõidul maanteel peab eksamineeritav jälgima eespool asuvat liiklusruumi ja sõidutee äärt, samuti tagapool toimuvat. Oluline on auto paiknemine teel. Auto peab asuma esimesel sõidurajal või sõidutee parempoolse ääre lähedal. Probleeme on nii vasak- kui ka tagasipöörde sooritamisel, kuna asulavälistel teedel on sõidukiirused suuremad ja tihti ei osata arvestada eesõigust oma sõiduki kaugust ning kiirust. Kontrollitakse aeglustus- ja kiirendusradade kasutamist. Siin tihti eksitakse, kuna näiteks aeglustusraja kasutamisel juhi kandidaat hakkab aeglustama alles teel olles, takistades sellise käitumisega teisi liiklejaid. Kiirendusrajal ei kiirendata piisavalt ning kiirendusrajalt teele sõites takistatakse teisi liiklejaid. Juhi kandidaat peab olema võimeline iseseisvalt autot juhtima juhatusmärkide ja teeviitade järgi. Tähelepanu tuleb pöörata õigele piki- ja külgvahe hoidmisele ja oma kiiruse sobitamisele liiklusvoolule. Tihti tekitab juhi kandidaadile probleeme õige sõidukiiruse valik. Ta peab olema võimeline oma sõidukiirust kohandama vastavalt ilmastiku ja teeoludele. Heade ilma- ja teeolude puhul peab juhi kandidaat olema võimeline autot juhtima riigisisese piirkiirusega nii asulas kui ka maanteel 90 km tunnis. Samuti peab ta oskama oma kiirust kohandada vastavalt samalaadsete sõidukite kiirusele. Harjutused sooritatakse väikese liiklustihedusega teedel, et mitte häirida liiklust. Sõidu alustamisel tõusul valib eksamineerija teelõigu, mille tõus oleks vähemalt 10%. Auto ei tohi sõidu alustamisel tagasi vajuda rohkem kui 30 cm. Ja proovime siis ka seda harjutust sõidu alustamine tõusul. Ja tõusu peale siis seisma. Sõidu alustamine tõusul, kas siis käsipiduriga või sõidupiduriga. See on teie vaba valik, kas teil paremini välja tuleb. Saite hästi hakkama. Teiseks harjutuseks on auto parkimine kahe järjestikku seisva auto vahele. Harjutus on eluliselt väga vajalik, sest sobiva parkimiskoha leidmisel autode rohkuse tõttu, näiteks kesklinnas, tuleb tulevasele juhile selle harjutuse oskamine alati kasuks. Parkimine kahe seisva sõiduki vahele tagurdades ja seal on siis selline võimalus, et kui te olete nii-öelda boksis sees, siis te võite seal manööverdada, käia ka autost väljas vaatamas, kuidas on tulla tagasi, uuesti korrigeerida ja kui te ütlete, et te olete parkinud, siis ma alles hindan teie sooritus. Kivi peale kui ikkagi sõita. See on praegu ikkagi on näha, et vaadatakse senige kivi läheb. Kolmanda harjutuse sooritamiseks leitakse vähese liiklusega tee, kus oleks võimalik auto tagasi pöörata ühe lisamanöövriga ja jätkata sõitu esialgsele vastupidises suunas. Igat harjutust võib vea ilmnemisel korrata. Eksam loetakse mitte sooritatuks, kui juhi kandidaat tekitab mis tahes harjutuse sooritamise käigus liiklusohtliku olukorra, ohustab inimest või sõidukit. Sõidueksam peab hõlmama ka suurema liiklustihedusega piirkondi, et testida juhi kandidaadi oskusi ja käitumist liiklusvoolus sõitmisel, ristmike ületamisel, sõiduraja vahetamisel, ülekäiguradade ületamisel, pöörete sooritamisel, ühissõiduki peatustest möödumisel, paiknemist sõiduteel ja piki- ning külgvahe hoidmist. Juht peab oskama arvestada teisi liiklejaid ja erinevate märguannete puhul koheselt tegutsema, sealhulgas
teiste liiklejate poolt antavad märguande. Juht peab õigeaegselt andma suuna märguannet. Juht peab suutma õigeaegselt pidurdada ja ettenähtud kohas peatuma, oskama õigeaegselt oma sõidukit aeglustada ning ta peab olema ettenägelik, näiteks oskama pöördel õigeaegselt valida õige sõidurada. Juht ei tohi oma sõidukiga takistada teisi liiklejaid, ehk ta peab olema suuteline sõitma lubatud piirkiirusega, kui tee ja ilmaolud lubavad. Oluline on tahavaatepeeglite õige kasutamine ja ka taga toimuva märkamine. Tihti tekib ohtlik olukord ümberreastumisel, kus tahavaatepeegli surnud nurga tõttu jääb peaaegu kõrval olev sõiduk märkamata. Tiheda liikluse tõttu tuleb olla tähelepanelik ka pöörete sooritamisel. Eriti puudutab see vasakpööret tiheda liikluse korral. Tihti toimub vasakpööre foori keelava kollase tulega, ehk kollase tulega sõidetakse ristmikule. Enne ristmikule jõudmist on kollane tuli juba süttinud, ehk kollane tuli on süttinud enne ristmiku piiri ületamist. Juhul, kui juht on juba ristmikul, siis võib pöörde lõpetada nii kollase kui ka punase foori tulega. Liiklusvoolus sõitmisel tuleb arvestada teiste liiklejatega. Kui sõidetakse liiga aeglaselt, siis takistatakse teisi liiklejaid. Eelpool nimetatud olukorra tekkimisel eksamineerija vihjab liialt aeglasele sõidule. Juht kohandab oma sõidukiiruse teiste juhtidega kohaseks. Tiheda liikluse korral peab juht olema võimeline jälgima ka liiklusmärke ja teekatte märgistust, arvestades samaaegselt teisi liiklejaid. Ja jätkame sõitu kesklinna suunas tagasi. No nii, õnnelikult tagasi. Kuidas siis endale tundus, et kuidas tänane sõidueksam läks? Kokkuvõttes ei olnud väga vigagi, et paar sükest kergemat apsakat oli. On endal ka meeles, et kus need apsakad olid siis? Jah, üks oli vasakpööre vilkuva fooritulega. Ja siis maantee peal, et kiirendusrajal, et oleks võinud natuke rohkem kiirendada ja siis tagasi reastuda. Et oleks saanud nagu sujuvalt siis selle liiklusvooluga ühineda. Just. Et kõige alguses, kui me siit teie otsast välja sõitsime, et siis jäime seisma, et anda teed teistele liikujatele, et siis oli ka üks viga, et panite võib-olla tähele, et jäime jalakäijate ülekäigu raja peal, et see rada oli küll üsna kulunud, aga et seda tuleb siis katsuda jälgida, et kui on võimalik sõita siis kas üle raja ja siis seisma jääda, või kui see võimalik ei ole, siis katsume ikka enne rada seisma jääda, et me mitte raja peal seda ootamist ei tee. Aga üle raudteesõidu, et kuidas teile tundub, et kui foori tuli ei põle küll, mis annaks märku nagu sellest lähenevast rongist, et kas siis võiks nagu visata pilgu küll vasakule ja paremale korra. Ja loomulikult kontrolli mõttes võib et alati. Aga täna jäi see nagu ka kahe silma vahele. Aga kokkuvõttes võin küll öelda, et mis nagu auto juhtimisse puutub, siis see oli väga kindel, sujuv, paigaltvõtud olid head ja sujuvad, valisite õige käigu, iga ristmiku eel ei jäänud seisma, et vaadata, kas auto tuleb või mitte, et kui oli piisavalt kaugele näha, nähtavused, siis läksite ilusti minema, nii et ma tundsin ennast siin kõrval täiesti kindlalt ja turvaliselt, et kokkuvõttes võib öelda, et eksam on sooritatud ja saite hästi hakkama. Aitäh! Ja minult poolt siis korrektset ja turvalist liiklemist. Eks ikka, ma üritan. Just. Sõidueksamil tehtud vigade analüüsimisel selgub, et üheks kõige raskemaks manöövriks on vasakpöörde sooritamine nii linnateede ristmikel kui ka maanteel. Vasakpöörde ebakorrektne sooritamine on ka üheks sõidueksami kõige suuremaks mitte sooritamise põhjuseks.
Ka tagasipöörde sooritamine valmistab paljudele peavalu. Harjutustest on kõige raskem auto parkimine 2 auto vahele ning ka seetõttu paljudel eksam ebaõnnestub. Tihti saab komistuskiviks ka sobiva sõidukiiruse valimine, kus juhikandidaat liialt aeglase sõidu tõttu takistab teisi liiklejaid. Kuid on ka vastupidiseid näiteid, kus eksamineeritav ületab lubatud sõidukiirust ja ei märka kiirust piiravaid liiklusmärke. Näiteks maanteelt linna sisse sõites jätkatakse sõitmist suurema kiirusega kui 50 kilomeetrit tunnis. Sama liigiliste teede ristmikel eksitakse samuti palju ning ristmike ületamisel ei veenduta selle ohutuses. Paremalt lähenevale sõidukile, sealhulgas jalgratturile, tuleb teed anda. Unustatakse tahavaatepeeglite olemasolu, mis annab tunda sõiduraja vahetamisel, kus peeglisse vaadatakse liialt hilja ning tahavaatepeegli surnud nurga tõttu võib tekkida liiklusohtlik olukord.